viin läbi erinevaid koolitusi, tehisintellekt, emotsionaalne intelligentsus ja koolitused õpetajatele. Kiusamisest vabaks koolituse läbiviimine pakkus mulle Lastekaitse Liit ja sellepärast teen seda juba 6 aastat ja aitan õpetajatele ja lasteaiaõpetajatele seda profülaktikat koolis teha. Ühe õpetaja taha on 30 last ja nende pered ehk minu mõju on 1000 inimest ühe koolituse pärast. Koolitaja rollis olen ma õppinud, et inimesed on nii erinevad ja see on nii tähtis, isegi kui ma mõtlen, et keegi seisab liiga kaua, pärast ta teeb suure sammu ja siis ma olen õnnelik. Ja veel õppisin, et on vaja alati küsida ja veel kord küsida ja siis sa saad aru. Selleks, et inimesi motiveerida, oleks hea pakkuda väga praktilised asjad, et nad saaksid neid kasutada kohe praegu, õhtul kodus või homme tööl ja kui ta kohe näeb seda tulemust, siis ta jätkab ja teised vaatavad, et temal on tulemused ja tulevad juurde. Minu arust Valeri on palju rohkem kui koolitaja. Ta on aktiivne kodanik, ta on kogukonna elukestva kogukonna arendaja, ta on õppija ise ja ma arvan, et Valeria panus täiskasvanute õppimisele on väga-väga suur. Tema koolitused on suurepärased ja inimesed tahavad osa võtta ja tahavad õppida, aga ta innustab palju ja inimesed tahavad tegutseda palju rohkem kui lihtsalt õppimise valdkonnas. Nad tahavad panustada, nad tahavad oma ideid jagada ja see on väga oluline ja väärtuslik. Minu eesmärk on pöörata tähelepanu täiskasvanute koolitada endale, et luua neile võimalus saada tuge ja koos olemise rõõmu ja võimalust õppida ja toetust ka, kuna nemad teevad suurepärast tööd, aga nendega ei tegele väga palju. Meie linnale, piirkonnale, riigile väga vedas, et selline inimene on olemas.